Tere tulemast Elka Missioonikeskuse paastoja veebikursuse teise osa juurde. Kas sulle on kunagi tundunud, et paastuaeg on kuidagi sünge periood? Et paastul pole küll mingit pistmist röömu või tänuga, vaid siis peaks istuma tuhas ja näitama kõigile, et vaadake nüüd, ma paastun, ma kahetsen, ma kannatan. Jumalateenistustelgi halleluujat ja ülistuslaulud jäävad ära. Liturgiline värv on violet ehk kahetsuse, pattude tunnistamise värv. Aga kas sa mäletad, mis Jeesus kord ütles oma jüngritele, kui ta rääkis neile paastumisest? Ta ütles nii: aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on varjatud, ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Või kuidas olid need Jesaja raamatu sõnad, mida tsiteerisin juba eelmisel korral? Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib, päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrgjas ja teeb enesele aseme kottiriidest ning tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja issandale meelepäraseks päevaks? Jumal ei taha juhtida meid paastu ajal olema sünge näoga või näitama kõigile teistele, kui tublid paastuajad me oleme. Või ta ei taha, et me keskenduksime sellele, millest kõigest me loobume ja kui palju raskemaks me saame oma elu teha. Sest kui meie paastumine oleks selline, siis mida me arvaksime Jumalast? Milliseks me teda peaksime? Eks ta oleks siis selline range orjapidaja, kes tahab teha meie elu võimalikult viletsaks, kes nõuab meie käest midagi üleliigset, kes ei taha lubada meile midagi head, vaid kelle ees me peaks ainult pingutama ja pingutama, olema ikka veel paremad. Et me peaks hambaid kokku surudes püüdma teda meelitada ja püüdma ennast karistada. Aga meie Jumal pole selline. Meie Jumal armastab meid. Ta on meie hea taevane isa ja ta tahab meile head. Ta tahab, et ka see meie paastumine oleks meile endale kasuks. Sest Jumal ei vaja meie paastumist, vaid me ise vajame seda. Ja eks Jumal siis tahab, et kui me paastume, see tähendaks ka seda, et meie süda saab täis rõõmu, saab täis tänulikkust, saab täis armastust. Mitte nii, et me seaksime endale selliseid reegleid, mis ainult panevad meid kurtma Jumalat vastu ja tundma meid ennast kurvaks. Ja ikka veel tähendab paastumine seda, et me loobume millestki. Aga mitte sellepärast, et kannatada, vaid sellepärast, et me saaks selle asemele midagi veel paremat. Paastuaeg kutsub meid Jumalale lähemale. Ja kui sa veedad kellegagi palju aega koos, kui sa õpid teda hästi tundma, siis see ju ikka mõjutab sind. See mõjutab su käitumist, see mõjutab su mõtteviisi. Ja seda teeb ka see aeg, mida me koos Jumalaga veedame. Mida rohkem me õpime Jumalat tundma, mida rohkem me õpime tundma tema suurust, tema kõikvõimsust, siis see õpetab meid ka tundma ennast. Ja muidugi, kui me võrdleme ennast Jumalaga, kui väiksed oleme me ja kui suur on Jumal, siis see tõesti saab meid tundma ennast väga-väga väikeseks. Aga mitte nii, et me tunneksime ennast tühisteks, sellisteks, keda Jumal üldse ei pane tähele, kelle eest ta ei hooli. Mitte nii,
että me peaksimme jäämään mieleheittelle, kui olemme niin kaukella pyhästä Jumalasta. Me muistamme kyllä, että me ei ole sitä väärt, että Jumal meitä armastaks ja että Jumal teeks meille mitäkin heat. Aga me saamme kysyä, nagu 8. psalmi kirjoittaja, kui mä näen su taivast, su sörmede tööd, kuud ja tähti, mis sa olet rajannut, siis mis on inimene, et sa temalle mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitset. See, mitä me õpimme Jumalast ja meist ennast, siis se paneb meid tänama. Se paneb meid imestama Jumala headust, Jumala armastust. Sest Jumal ei kysy, kas me olemme seda väärt, että meid armastab, vaid ta ise annab meille selle ääretu väärtuse, sest ta armastab meid. Sest me olemme tema lapsed. Ja ta on loonut meid sellepärast, et ta saaks meie üle tunda rõõmu. Ta teab küll, et me kõik inimesed oleme talle oma selja pööranud. Et me oleme jooksnud ära tema juurest ja et me oleme teinud ja et me oleme mõelnud väga-väga palju sellist, mis on vastu tema tahtmist, mida ta on keelanud meist tegemast, mis ei ole hea meile endale, mis ei ole hea teistele inimestele. Aga ta ei sellepärast aja meid ära, vaid vastupidi. Ta tuli ise meie juurde, ta tuli Jeesuses meie päästjaks. Et ei peaks enam olema midagi, mis lahutab meid Jumalast, vaid et meil alati oleks avatud tee meie taevase Isa juurde. Eelmisel korral rääkisin sellest, kuidas paastuaeg juhib meid panema tähele neid asju, mis meie elus on tähtsad. Nüüd lisan veel sellele, et paastuaeg on meile ka väga hea aeg selleks, et panna tähele neid asju, mis meie elus on hästi ja mille eest me saame tänada. Kui me ei püüakski alati koguda midagi veel rohkem, et siis oleks piisavalt, et siis kõlbaks, et siis võiks olla rahul. Vaid peatukskimme selle ette vaatama, mis meil juba on, mis kõik me juba oleme Jumalalt kingiks saanud. Sest seda on väga palju. Nii et ka nüüd, kui me paastumme, et me ei keskenduks sellele, millest me loobume, vaid sellele, mis meil on, mis meile veel jääb. Paastuaeg on palvetamise aeg, aga palvega kuulub alati kokku ka tänamine. Kui apostel Paulus õpetas oma kirjades palvetamisest, siis ta kirjutas näiteks niimoodi. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja palvetage püsivalt, valvake tänupalves. Kui me hüüame Jumalat appi, siis me samal ajal saame juba teda tänada. Me saame juba tänada teda selle eest, et ta kindlasti kuuleb meie palvet ja et ta kindlasti neile vastab. Olgugi siis, et ta vastused on vahel erinevad meie soovidest. Aga need on alati head. Seoses selle tänulikkusega ma tahaks esitada sulle ühe väljakutse selleks paastuajaks ja miks mitte ka pärast seda. Mõtle iga päev võib-olla 3 asja, mille eest sa oled tänulik. Need võivad olla suuri asju või siis väga väikeseid pisiasju. Sest siis, kui meil on raske tunda tänulikkust, kui tundub, et elus on väga-väga palju selliseid asju, mis on halvasti ja väga vähe seda,
mille eest me saaks tänada. Siis meil on hea õppida panema tähele just neid väikeseid asju, mis on siiski hästi ja mille eest me saame tänulikud olla. Kas siiski oleks isegi need mõned väikesed piisakesed rõõmu, mida saaksid märgata, mis saaks kanda edasi. Meile teeb head, kui me harjutame ennast märkama kõike head meie ümber, selle halva asemel, mida me väga kergesti paneme tähele. Ja kristlastena meil on ka see hea, et meil on alati olemas üks rõõmuallikas, mis ei lähe tühjaks. Võta oma piibel, tee see lahti, loe sealt Jumala sõna ja leia sealt asju, mille eest sa saad olla tänulik, mille eest saad Jumalat tänada. Loe sealt Jumala lubadusi, loe sealt kõike seda, mida ta su eest on teinud, kõike tema headust ja tema armastust ja tänad teda selle eest. Või tee lahti üks evangeeliumitest, loe seda lühikestest lõikudest iga päev ja mõtle sellele, mis Jeesus on su eest teinud. Tänad teda selle eest. Sa võid need 3 asja, mille eest sa oled tänulik, iga päev üles kirjutada. Ja kui sa oled teinud seda läbi selle paastuaja, siis on sul juba päris pikk nimekiri nendest asjadest, mis on hästi ja mille eest sa saad tänada. Ja siis saad nende juurde ka hiljem tagasi tulla, kui tulevad sellised ajad, et neid tänupõhjusi on raskem leida. Ja ka siis, kui sa praegu elaksid keset pimedust või kui see paastuaeg viiksud sellistesse sügavustesse, kus ei ole näha palju valgust, kus on raske tunda tänulikkust. Siis me saame loota Jumala peale. Me saame öelda oma värisevale südamele, miks sa oled nii rõhutu mu hing ja nii rahutu mu sees. Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest. Hoia lootust. Ka siis, kui see on raske, siis loota Jumala peale. Pea kinni sellest usust, et Jumal küll kuuleb sind. Ja et veel tuleb see aeg, kui sa ei pea pingutama, et leida ükski hea asi, ükski tänuväärt asi. Vaid tänu ja rõõmu tõuseb su südamest. Sest Jumal on usaldusväärne. Ta ei jäta meid. Ta teeb meile head. Kindlasti. Nii nagu ka eelmisel korral oli juttu sellest, et paastuaeg kutsub meid lisaks Jumalale panema tähele ka teisi inimesi, siis seostub ka meie tänulikkus teiste inimestega. Sellest tahan lühidalt tõsta esile 2 poolt. Esiteks rõõm nendest inimestest, keda me oleme oma ellu saanud. Kelle üle sa oled rõõmus just täna? Keda sa tahaksid tänada? Ja veel, kas sa oled öelnud seda neile inimestele? Jälle üks nipp, mille võid paastuajal võtta kasutusele. Ütle neile inimestele, kes on sulle kallid, et nad on seda. Ütle oma lähedastele, kui väärtuslikud nad sulle on, kui tähtsad nad on. Anna neile teada, mille eest sa oled neile tänulik. Saada sõnum või postkaart, kas või kiri. Ja nii sa tuletad endale meelde seda, kõike seda head, mida sa oled saanud teiste inimeste kaudu.
aga sa teed ka need teised inimesed rõõmsaks. Sest kes meist ei tahaks kuulda häid sõnu oma lähedastelt, kes meist ei tahaks kuulda seda, et me oleme kellelegi teisele tähtsad ja et me oleme armastatud. Seda me saame ka sellel paastu ajal üksteisele teha. Saame jagada seda rõõmu ja seda head edasi ka teistele. Millest me tulemegi selle teise liimeste ja rõõmuga seostuva asja juurde. See on hea tegemine, enda omast teistele jagamine. Kui meil on midagi, millega me saame aidata teisi, kui on midagi, mida me saame sellest enda heast jagada ka teistele, siis teeb see ka meie oma meele rõõmsaks, mitte ainult selle inimese, keda me saame aidata. Aga sellest enda omast jagamisest ja teiste aitamisest me praegu rohkem ei räägi, sest tuleme selle teema juurde veel hiljem, mõne nädala pärast. Kui me nüüd räägime sellest paastuaja rõõmust, on see siiski natuke teistsugune kui näiteks jõulude või ülestõusmispühade rõõm, mis on helge, ülevoolav, väga tugev, väga võidukas rõõm, mida tahaks kohe kuulutada kõigile. Me mõtleme jõuludele, ülestõusmispühadele, sellele suurele sõnumile, kuulutame seda, et meie päästja on sündinud, Kristus on surnuist üles tõusnud. Siis see rõõm on selline väga-väga suur ja selline, mis kõlab meie kirikutes, kõlab meie südametes, kõlab meist teistele inimestele. Aga see paastuaja rõõm, võiks öelda, see on natuke vaiksem, võib-olla isiklikum, rohkem sissepoole pööratud ja mitte ilma tumedate toonideta. Sest Golgata rist juba varjutab neid paastuaja nädalaid. Me näeme Jeesuse kannatust, aga kui me vaatame tema kannatust, siis me saame samal olla tänulikud temale, me saame tänada teda selle eest, mida kõike ta meie eest ja meie heaks on teinud. Me näeme paastu ajal, enese läbikatsumise ajal oma pattususe, isekuse, armastusetuse. Aga me saame tänada Jumalat, et ta siiski sellistena, kui me oleme, ta armastab meid, ta annab meile andeks kõik meie patud, ta annab meile andeks kõik meie valed teod, sõnad ja mõtted. Võib olla valus tunnistada seda, et me vajame andeks andmist. Aga kui me saame võtta vastu Jumala armu, kui me saame võtta vastu tema teenimatu armastuse, siis eks see ju täida meie südant tänu ja rõõmuga. Ka siis, kui seal oleks kaasatud need tumedamad toonid. Me lõpetame seekord pattutunnistus ja tänupalvega ja teeme seda psalmi 51 sõnadega. Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu ülesastumised oma rohket halastust mööda. Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu pattust, sest ma tunnen oma ülesastumisi ja mu patt on alati mu ees. Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. Vaata, süüteos olen ma sündinud ja pattus on ema mu saanud. Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas ja salajas annad sa mulle tarkust teada. Puhasta mind pattust iisopiga
että mä saaksin puhtaks. Pese mint, siis mä lähden valkeammaks kuin lumi. Anna mulle kuulta, röömustust ja röömu, et ilutseksit mun luut liikmet, mis sinä olet puruks löönut. Peitä oma palemu pattu tees, niin kustutta kõik mu paha teot. Loo mulle Jumal puhas sytä ja uuenta mu sees kintel vaim. Ära heitä mind ära oma palkeest ja ära võtta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi röömustus sinu päästest ja heameelne vaim toettagu mind. Ennistatud paastuaja jatko.